Jõlev rahvas. Peaks midagi alustuseks ütlema ju. 18. aprill ja eriline päev sellepärast, et me ei ole mitte kunagi läinud reisile niimoodi, et puud alles raagus on. Aga loodetavasti all lood niimoodi ei ole. Ma olen selles mõttes positiivselt meelestatud. Võiks ju praegu jahvatada kõik ära kogu selle saaga, mis tänasele päevale eelnenud on, aga tegelikult seda te saate blogist ka lugeda. Ma kohe lähen siit katuselt alla, siis ma näitan seda 5 kuu projekti ka. Meil on nüüd uus aken bussil. Ega mul midagi tarka ei tule, ühesõnaga. Nüüd hakkame kütma ja nüüd saab ainult tõusta ja ainult paremaks minna ja rock'n'roll, on ju. No näete, $1 miljoni aken. Lõhksoojuspump veel töötab. Selle lükkame ka ära minnes välja, aga külmik on välja tõmmatud, põrandasoojendus on välja tõmmatud, spoiler on välja tõmmatud. No, ütleme nii, et kui emme tissid kodust ära, siis kassidel koertel pidu. Tee asjake nägu pähe, et sa ei tee midagi. Varsti on näpud püsti. Ajee. Ma teen natuke kroonikat. Kell on 3 õhtul ja juba on väike lootus, et pääseme liikuma. Hästi tore. Noh, pakkuge, mis kell on. Kell on 15:23 ja meie oleme jõudnud nüüd nii kaugele, et buss on siis selles Loomade Heaolu Keskuse juures. Muti tuli siia enda bussi ära vedama ja siit nüüd võiks edasi nagu päriselt siis reisima hakata. Noh, lapsed on juba peal, need on klapid küljes, need ei kuule enam midagi. Ma viskasin enda arvates nalja, et need lõpppeatus. Aga keegi ei kuula mind. Siin on meie ratastel maja. Siin on ilus Eestimaa loodus. Ja taevas, mis on üleni pilvede all. Siin on Muti tööbuss ja kuskil ootame Muti ka ära ja sealt ta tuleb. Keegi peab siin seda kõpsu tegema või tripsu, trapsu, trulli. Tegin natukene. Ma proovisin lastega suhelda, nalja visata, et me oleme kohal nüüd ööbimiskohas. Meil on mõlemad klapid peas, need kuulnud ka mind. Viskas mingit oma kildu. Ühesõnaga seal on juba teine dimensioon. Aga nüüd siis, ma ei tea, laotab selle külmkappi täis ja katsub siis päriselt hakata minema kuskile. Astuge sisse, proua navigaator. Häädemeeste tankla. Meie jaoks siis see koht, kus me, kuidas nüüd seda nagu öelda, Seadim Nadarogu, ehk siis see on nagu selline viimane peatus enne Eestist väljumist. Siin me alati peame kinni, siin me oleme tihtilugu kohtunud teise ekipaažiga. Seekord meil teist ekipaaži ei ole, oleme ainult ise. Nii et viimane Eesti võileib, viimane Eesti tualett, viimane Eesti sirutus ja siis tere tulemast Latvia. Kurat, ma kohe näitan teile teistpidi ka. Meie tank. No võt, ja siis sinna lähmegi. Viimane Eesti võileib.
mis ei jõudnud. Räägi, paneb ise sinna kaamerasse, mis me tegime. Ei räägi, kui ei julge. Olime lollid. Piindlik, nii piindlik. Arvasin, et meil ei ole voolu võimalust. Ja me selle jaoks just üle minema. Suure kalli raha eest. No ikka suure kalli. Jah, miinus käibemaks. Peakaitse on sees. Jah, rooli vaatades. Ma arvan, et see on mingi sagedus, mis ta teeb sulle viiks. No võt, ma varjutasin ära sageduse. Esimene oli mul üks koht. Kuskil Leedu karu perses. Aga õnneks mahtusime parklasse napilt ära. Pimedas õues kollama näitama ei hakka, aga homme hommikul vaatame. See on mingid tehisjärved on ümberringi ja vool oli olemas ja nii et meil on juba soe järel, musa mängib ja emme teeb voodit seal selle läbi. Üldiselt võib öelda, et oleme ennast sisse seadnud ära. Musa mängib. Noored läksid seda saart vaatama kujudega. Emme üritab ühte õue WC-d endamaks teha. Meil siin juba kuumaufritüüris asja valmivad. Voodid on tehtud. Ja mina hakkan märkmeid tegema raamatu jaoks. No mida? Ise filmin sind. Ma lihtsalt istun. Noh, filmi nüüd. Teeme filmi. Teeme filmi. Nüüd on püha sööma. Ma ei ole arvanud, et seda siit nii nagu udinal. Oi, perdona. 10:30 õhtul on täpselt õige aeg õhtust süüa. Pool 11.